Eesti koondise kõigi aegade esimeses mängus osaleb 16-aastane Raimond Põder, kes on kuni Patrik Kristalini meie koondise noorim debütant. Põder tegutseb ka kohtunikuna ja vilistab muuhulgas skandaalset Tallinna jalgpalliklubi staadioni avamängu 1925. aastal. Sama aasta lõpus lahkub Põder Eestist Lõuna-Ameerikasse. Ärasõit tuleb ootamatult nii talle endale kui ka omastele, hetkeaja mõjul. Oma päevikus küsib nutvale emale mõtlev Põder, kas see oli tänuks kasvatuse eest emale. Ta seab end esialgu sisse Sao Paulos. Põder teeb kaastööd Eesti ajakirjandusele, kirjutades muuhulgas poksija Ervin Klausneri suurepäraselt kulgevast profikarjäärist. Klausner oli üks neist, kellega koos Põder Eestist lahkus. Aasta hiljem on temast teada, et ta mängib koos Sergio Linnaga Sao Paulo Royali nimelises meeskonnas ja proovib õnne filminäitleja karjääriga. Hiljem kolib Põder Argentiinasse ja 1966. aastal avaldab autobiograafilise romaani Õnne peab olema lugu ühest väljarändajast. Teoses kattuvad paljud lõigud sõna-sõnalt Põdra päevikus leiduva tekstiga, kuigi detaile on täpsustatud. Romaani keskmes on Madise nimelise peategelase väljaränd ja oma koha otsimine Argentiinas armuseikluste kaudu. Teose kirjanduslik tase on nõrgapoolne. Erinevalt teistest jalgpallis edu saavutanud hilisematest kirjanikest, Juhan Sütistest ja Voldemar Õunast, oleks tema nimetamine kirjanikuks üle pakutud. Kuid koos päevikuga on romaan pakkunud huvi väljarändamist uurivatele teadlastele. Ei päevikus ega romaanis vihja Põder kordagi, et on olnud ise jalgpallur, kuid kirjeldab jalgpallivõistluste külastamist Buenos Aireses. On andmeid, et Põder võis jalgpalli mängida ka Uruguay's.